Tere kuulama, uudised eetris, stuudios Rohke Develak. Alustame spordisõnumitega. Alaskal algavad reedel maailmameistrivõistlused ninapidi vedamises. Kohal on maailma paremik. Nii parim vedaja kui ka pikim nina, mis teeb maailmal juba 2 ringi peale. Kihlveokontorite prognoos on, et seekord lisandub ninapidi vedamisele ka haneks tõmbamise töötuba edasi jõudnutele. Ja Eestisse. RMK annab teada, et ühiskonnas levivad väga erinevad arusaamad selle kohta, milline on Eesti metsade tegelik olukord ja see on ka mõistetav. Eesti metsamassiivid on suured ja lõputud ja paks mets takistab arusaamast, kui palju metsa Eestis tegelikult on. Kogu Eestit kattev lageraie annaks võimaluse läbi viia esmakordselt puude loendus. Samuti on lähiajal kavas ka metsaressurssi senisest erinevalt hinnastada ja kehtestada rohelise energia eeskujul ka pühapaikadest raiutud puidule pühapaiga ehk hiitemaks. Kes tahab loodust hoida, see saabki osta peatselt kallima tabureti, mis on tehtud pühapaigast raiutud puidust ja nii kallimat hinda makstes Eestimaa looduse ja kultuuriloo säilimist senisest paremini toetada, märgitakse teates. Tööinspektsiooni ja meedikute esindajatel lõppes eile aga 2-päevane töökohtumine. Peamiseks teemaks olid valimiseelsel ajal kampaaniat tegevad poliitikud ja nende tööajast kinnipidamisega seotud küsimused. Eestis on pea igal aastal mingisugused valimised ja mida lähemale valimistele, seda aktiivsemalt poliitikud ringi liiguvad, võtavad sõna, väitlevad, käivad ukselt uksele, avaldavad igal võimalikul juhul oma arvamust ja tahavad kuulda valijate omi. Ühesõnaga, meedikud ja Tööinspektsioon on seisukohal, et nii kurnavad poliitikud end alati enne valimisi ära ja ei suuda pärast valimisi seetõttu enam kuidagi inimestele kasulikud olla. Kui valimised läbi saavad, siis hakkavad poliitikud taastuma ja tavaline töörütm saadakse kätte alles vahetult enne järgmisi valimisi ja kogu karussel algab otsast peale. Seetõttu ei jõuta juba puhtfüüsiliselt kunagi valijatele antud lubaduste täitmiseni. Kiiremas korras tuleks poliitikud panna töö- ja puhkaja seadusest kinni pidama, et poliitikust oleks ka peale valimisi asja, leiti lõppdokumendis ja sügisesed kohalikud valimised tuleb läbi viia juba normaalsuse piires. Peatselt hakkab Riigikogu aga arutama valitsuse poolt koostatud eelnõud astmelise tulumaksu kehtestamiseks. Seaduse järgi kasvaks madalapalgaliste inimeste tulumaks 50–70%-ni, et nii tasandada vahet kõrgepalgaliste inimeste poolt makstava tulumaksu osas. Praegu on madalapalgaliste panus riigieelarvesse väike ja suurem koorem jääb kõrgemate palka saavate inimeste kanda. Raskel ajal aga peavad kõik panustama siiski solidaarselt ja inimesed, kes on harjunud panustama tagasihoidlikult, peaksid oma suhtumist muutma. Astmelise tulumaksu korral tõuseks tulumaks seda enam, mida vähem inimene teenib ja miinimumpalga puhul oleks see juba pea 90%. Astmelise tulumaksu korral on aga inimesel alati võimalik oma tulusid suurendada ja nii maksukoormust reguleerida. Praegune maksusüsteem ei motiveeri kedagi pingutama, lisatakse valitsuse teates. Ja veel üks teade välismaalt. Ameerika Ühendriikide eripresident Donald Trump andis eile Washingtonis toimunud pressikonverentsil teade, et asub USA-s. Sellega andis eripresident vastulöögi kriitikutele, kelle sõnul ei saa Donald Trump aru, kas ta asub Venemaal või Ameerika Ühendriikide territooriumil. Kuulsite uudiseid.